FC Flora keskkaitsja Taavi Räht. Tulemus on väga tähtis kohtumine laupäeval vana rivaali FC Levadiaga, et kõigepealt küsiks, et kui palju sinul neid mänge Levadiaga varasemast karjäärist on meenutada? Nii ei oskagi kohe öelda. Ühte ma mäletan, siin A. Le Coqil mängisime vist, meistriks tulime mingi aasta 2002 või 2003. Kui Prinsner oli keskkaitses ja Prinsi ja Piiro vahelist võitlust mäletan. Aga viimasest, superkarika finaal kindlasti meenub, kus oli väga võitluslik mäng, et ma arvan, et midagi kerget ei ole oodata meile. See oli meie jaoks kindlasti väga magus ja emotsionaalne võit, et arvestades seda, et siin mitu aastat oli järjest Levadiale suisa kogu aeg kaotatud, et see ilmselt andis poistele kõvasti eneseusku, et seda Levadiat on võimalik võita küll. No kindlasti, just emotsionaalse poole pealt oli see väga tähtis enne mooja algust meile, aga samas see oli enne mooja algust, et nüüd on juba mängud punktide peale, et natuke tõsisem. Õnneks on nii-öelda Levadia kodumäng, et eks nemad peaks nagu selles mängus vähe aktiivsemad ehk olema. Ega meil selles superkarika mängus tegelikult ju kerge see mängupilt ei olnud, et vastane päris kõvasti surus ja siis lõpuks oli see Sakaria selline pool imevära, mis selle võidu meile tõi, aga mis mulje see Levadia mängupilt selles mängus jättis? Eks oli teada, et nad üritavad kõrget pressingut teha ja pikemad pallid sinna ründajate peale ja võitlevad teiste pallide puhul ja ka agressiivne mängumaneer neil on. Aga ma usun, et me oleme valmis selleks lahinguks ja ega ma arvan, neile ka see väga kerge ei olnud ja kui ilmu ilus, siis tuleb kõva lahing, ma arvan. FC Flora peatreener Norbert Urt laupäeval ees ootamas vastane, kellega rivaliteet on siin juba väga pikk, et meil 9 meistritiitlit, Levadial 8 meistritiitlit, aga mäng hakkab loomulikult 0-0-ist ja millele on nüüd keskendunud meie selle nädala treeningud? Selgelt ütleme ikkagi, me oleme teinud korraku analüüsi enda mängudest, vaadanud üle, mis on meie kohad, mida on vaja täiustada ja oleme kindlasti parandanud oma mängu taktikaliselt nii palliga, peamiselt palliga faasis seekord, et kaitse asju oleme üle rõhutanud veel kord üle, aga just ka see, et palliga teha mõningad otsed niimoodi, et mitte jääda nii suure surve alla. Samas oleme vaadanud ka Levadia mängu ära, et teame, kuidas nad mängijad seda kiiremalt palli sinna meie poole peale ja loomulikult oleme siis nendeks olukordadeks valmis. Kui palju oli sel nädala alguses juttu sellest Infoneti mängust, et mis läks tookord valesti, oleme nüüd nii-öelda korrektuurid teinud, et tulevikus neid vigu vältida? Ütleme pigem seal isegi, kui vaadata neid vigu, siis need olid loomulikult, see on sellist krahhi või katastroofi, kus mängisid, ma arvan, 2 meeskonda väga hea mängu ja see oli nagu, ma arvan, väärt mäng, mida näha Eesti liigas. Need vead tulid sisse teatud detailides muidugi, mida me rääkisime juba, nagu ka see enne mõeldud juba tolle mängu sees. Me muutsime nad ära, teise poole oli ikkagi juba mõned asjad parandatud, nii et tänases seisus pigem me nagu jätkame samad asjadega ja loomulikult töö käib selles suunas, et mäng muuta tugevamaks, aga jalgpalli on teada, vastan sul nii alati sind eksima ja see, kas need enam kunagi ei juhtu, see oleks ju absurdne loota, nii et pigem on hoopis see, et kindlasti on asju, millele tuleb põhifookus panna. Seal me mängu alguses võib-olla oli meil teatud, taju ja võib-olla nõudmine oli võib-olla liiga nõrk, et vastane sai juba rohkem suuret panna meie poole peal. Ja sellest lähtuvalt peame sellise vastu nagu on ka Levadia, et oma pressingut peame siis minema natuke teiste juhistega väljakul. FC Infonet ja FC Levadia, et kui sarnased need meeskonnad on, kui erinevad need meeskonnad on? Pressing on mõlema sarnane, et Infoneti mängus samamoodi, ega tegelikult me kõiki teadsime enne mängu, mismoodi vastane mängid, me olime kõik ideed läbi rääkinud, seal tegelikult meil on mingit üllatust. Selle üllatuse koha tekitas teatud tailid, ütlemis pigem. Meie jaoks oli see nagu ka aru saada, miks need juhtusid. Et see on sama. Palliga faasis on loomulikult täiesti erinevad meeskonnad, ehk et Infonet on õppinud ka korrekult mängima olukorras, kus antakse ruumi, nad ei kiirusta seda palli sinna ette, kui neil endal vaba mängija kõrval. Levadia on rohkem siuke mees, kes kiiremini palli üles, nii et see on nagu nende vahe. Ja lõpetuseks küsimus fännide kohta, et eelmine mäng, kuigi tuli kaotus, siis fännid toetasid meeskonda lõpuni, laulsid isegi pärast kaotust. Rääkides nüüd sellest Levadia mängust, et sinu sõnum fännidele, nende jaoks on tõenäoliselt võib-olla isegi kohati see võit Levadia üle tähtsam kui meie positsioon tabelis.
no igal juhul on see mäng tähtis, et sellised nii-öelda derbid ja niisuguste vastastega, see peabki olema maiuspala ja loomulikult need on need fännid, keda me vajame, et alati on teada, nagu oleme ette rääkinud seda, kus tuleb raskeid hetki ja meeskonna tugevuse määrabki ära tegelikult see, kuidas me kriisis käitume, mitte see, kui hästi läheb. Ja loomulikult ka see, et fännid suutsid seal nagu meid aidata, anda kõike, me tulime mängu tagasi ja üritasime teha selleks, et mängu enda kasuks pöörata. Et kindlasti oli sellel fännil ka oma osa, et me tundsime seda tuge ja loomulikult me teeme kõik selleks, et selles lahingus jääda peale.